Tere 3. K-klass! Täna alustame täiesti uue teemaga. Maailm täis aardeid. Palun vaata seda pilti ja mõtle, millest me võiksime hakata rääkima. Pane tähele, milliseid taimi näed pildil ja loe üle, mitu erinevat linnuliiki on pildil. Kas mõned neist on veelinnud ja mis on nende liiginimetused? Kas näed pildil 2 riimuvat sõna? Kajakas ja... Kas arvasid ära, et tahtsin öelda majakas? Missugused linnud teevad oma pesa inimeste lähedusse, kuid kes teevad oma pesad metsa? Nüüd kuula luuletust Kodusaar ja pärast seda räägime tingmärkidest kaardil ja plaanil. Kodusaar, Manivald, Kesamaa. Väike on mu kodusaar, sinine ta taevakaar. Lendab parte pilliroos, ujub kala kaldavoos. Meri kiigub läve all, suvesärav, sügishall. Armas on mu kodusaar, kadakane karjamaa. Sööb seal lammas, keksib tall, kivil istun kase all. Maasikatest magus suu, linnulaulust kõlab puu. Hästi lõhnab saare lill, mängib saare pajupill. Väike on mu kodusaar, kasvan siin ja suureks saan. Kasvan rõõmuks perele, põldudele, merele. Laine kiigub tare ees, merre läheb kalamees. Siin on minu pesapaik, rõõmupaik ja laulupaik. Asetame tingmärgid pildi peal õigetesse kohtadesse. Jõgi, okaspuu ja meie pildi peal on siin kuusk. Sild. Sild läheb üle jõe. Põõsastik ja meie näeme põõsastes väike põõsalindu ja salulehelindu. Segamets. Vaata. Segametsas kasvavad lehtpuud ja okaspuud koos. Lehtpuu. Põld ja põllu juurde viib ka joon. Teerada. Maja. Suur kivi. Järv. Puisniit. Pankrannik. Kui järves on liiga palju toitaineid, siis ta soostub. Ja siin me näemegi osaliselt soostunud järve. Palun ava oma töövihik leheküljelt 60. Siin näed oma töövihiku lehte ja siia tegin sulle väikese spikri. Ülesanne number 1. Tõmba valedele sõnadele joon alla. Kirjuta õiged laused. Enne alustamist vaata seda pilti ja tuleta meelde ilmakaared ja otsustame, mis on siin valesti. Ilmakaari on 10. Mina ei saa nõus olla sellega, et ilmakaari on 10. Loe üle ilmakaared ja mõtle, mis numbri sa said. Mina sain 16 ja kirjutame siia õige lause. Ilmakaari on 16. Põhja ja lääne vahel asub kagu. Põhi ja lääs. Kas see on kagu? See on loe. Kirjutame õige lause. Põhja ja lääne vahel asub loe. Lõuna ja ida vahele jääb edel. Lõuna ja ida, ka see ei ole õige. Ja see lause tuleb kirjutada õigesti siia. Kaardile märgitakse alati ida ja lääne suund. Ka see lause ei ole õige. Kuula õiget varianti. Kaardile märgitakse alati põhja ja lõuna suund.
Hommikul tõuseb päike idast ja loojub õhtul läände. Metsas kasvab sammal paremini põhjapoolsele küljele, sest seal on jahedam, niiskem ja varjulisem. Puude põhjapoolsed oksad on väiksemad ja hõredamad, sest nad saavad vähem valgust. Lõunapoolsed oksad on suuremad ja lopsakamad. Ja sa pead need laused kirjutama õigesti siia, mitte ainult need 2, mis mina kirjutasin. Ülesanne number 2. Joonista leppemärgid. 3 maja. Ja joonista siia 3 maja. Läbi puisniidu voolab jõgi. Ja asetame jõe siia vahele. Jalgrajast vasakul on põõsastik ja paremal okaspuud. Paneme okaspuu paremale. Teerada läbi metsa. Asetame teeraja metsa vahele. 2 lehtpuud, mille vahel on kivi. Ja viimane on sild. Loodan, et see oli sulle ka põnev teema. Head aega!